Tere tulemast! Maarootsi kooli pered, väga hea meel on teie kõigi üle, ma olen tõesti südamest väga rõõmus, et olete nädala lõppedes tulnud siia algisesse Maarootsi Püha Katariina kirikusse ja et me saame ka üheskoos rõõmsalt siis jõuluvaheajale vastu minna ja üheskoos laulda, mõelda oma mõtetes juba eelolevale ja soovin teile tõesti väga õnnistatud päeva, seda head koos olemist ja me nüüd laulame üheskoos ühise laulu ja see on siis sealt laululehtedelt esimene laul.
südamest rõõm ja ma olen väga tänulik taeva Isale, et te olete täna tulnud ja leidnud selle imelise hetke, et olla koos ja koos siin kirikus. On tõesti jõuluootusaeg käes ja mis siin salata, jõulud ongi kohe käes. Esimesel advendi hommikul, kui ma Noarootsi põhikoolis käisin, siis ma rääkisin seal ühe loo ja see lugu puudutas teemat, miks on jõulud erilised. See oli lugu ühest poisist, kes oli jõuludes pettunud. Ajad on erinevad, inimesed on erinevad, suhtumised on erinevad. On olnud ajaloos sellised ajad, mil on isegi lõpetatud jõulude puhul lahingud ja relvad on maha pandud. Teise maailmasõja ajal väidetavalt rindepooled lõpetasid sõjategevuse, pidasid üheskoos jõuluõhtut, jõululaupäeval, mängisid jalgpalli ja laulsid jõululaule. Nii erilised on jõulud. Nõukogude aeg, natuke aega edasi, olid jõulud nii erilised, et naabrid käisid akende taga piilumas, et kas jõule tähistati ja kui siis seda tehti, siis tublide nõukogude inimestena tuli sellest ka ette kanda. Et nii erilised ja olulised olid siis jõulud. Täna me oleme sellises ajas, kus jõulud on nii erilised, et mõnda inimest lausa solvab see, kui me räägime jõulude ajal jõuludest, räägime Jeesusest Kristusest, kes on poeg ja on isegi riike, kus ei tohi jõule mainida. Aga kui jõuludest rääkides või rääkida, siis me ei saa üle ega ümber Jeesusest Kristusest. Jõuludest rääkides me peame temast rääkima, sest tema on jõulude keskmeks ja jõulude sisu on Jeesuse Kristuse sünd, mis on kogu maailma ajalugu tegelikult puudutanud ja puudutanud ja tänaseni mõjutab ka meid kõiki. Jõulud, ma olen siin käinud ka lasteaedades nüüd ja siis on mõned lapsed öelnud, et jõulud on jõulukonna sünnipäev. Aga jõuludel me kirikuna tähistame üle kogu maailma siis Jeesus lapse sünnipäeva. Paljud meist ütlevad täna, et jõulud ju ilma kingituseta või kingitusteta ei ole päris õige. Ja ma olen teiega väga nõus, kingitused on väga tähtsad. Ja see on väga suurepärane aeg kingituste tegemiseks, aga samal ajal ka kingituste saamiseks. Ma usun, et te kõik ootate ka kinke. Mina küll ootan. Ja mulle tundub, et jõulud on üks eriline aeg aastas, kus inimesed ei ole häbenemas päriselt olla head teiste inimeste vastu. Seda nii peredes, seda nii koolis, koolides, riikides, riikide tasandil, töökohtades ja mujal. Et see kinkide tegemine ja kinkide saamine on väga hea. Olgu nendeks siis kas või väikesed asjad.
kas te teate, kus see kinkide tegemise traditsioon on pärit? Kas keegi oskab mulle öelda, kus kohast tuleb see kinkide tegemise traditsioon? Ei tea. Sünnipäev, väga õige. Jeesuse lapsel oli sünnipäev, eks ole. Ja see sünnipäeva traditsioon tuleb ka tegelikult sealt. Ja Jeesusele tõid, kui te jõululugu kuulete, siis tõid 3 kuningat või 3 tarka tõid kingitusi. Et sealt öeldakse, et on pärit see kingituste toomine. Ja teine tore lugu kirikuajaloos on ühest piiskopist, kelle nimi oli Nikolaus. Ja teie tunnete teda inglise keeles Santa Claus, Püha Nikolaus. Et Püha Nikolaus oli siis ka üks armas piiskop, kes oli jõukast perekonnast pärit ja tema aitas ja toetas orbusid ja inimesi, kes vajasid abi. Aga tegelikult, kuhu ma oma mõttega jõuda tahan, on see, et Kristuse sisu ongi tegelikult suur kingitus. Tihti me vaatame enda ümber olevaid armsaid sõpru või kaasvõitlejaid, kaasteenijaid. Ja mõtleme, et vaata, kui palju temale on kingitud. Tal on nii palju asju ja ta on nii tubli ja ta tulevad asjad nii hästi välja. Aga tegelikult on meile kõigile kingitud rohkem, kui me oskame seda kokku lugeda ja hinnata. Te igaüks olete kingitused. Ja täna ma tahangi teile, armas Noorotsi koolipere, öelda, et teile on tõesti piisavalt kingitud ja rohkemgi kingitud, kui te ise seda arvate ja hinnata oskate. Ja see on tõde. Meile on tõesti kingitud ülikülluslikult, ülevoolavalt. Ja just jõulude ootuse ajal tasubki sellele mõelda, mida meil on kingitud. Need käed, jalad, see ilu, need säravad silmad, kes teile on antud. Need on kingitused. Ja neid tuleb kasutada. Nii et te olete imelised, te olete kordumatud. Ja taevan isa armastab teid igat üht tingimatult, või seda alati. Te võite seda teada. Te peate seda teada. Ma soovin teile õnnistatud jõuluaega, kallid kaasteelised, ja julgustan teid kõiki ka jõulukirikusse, jõululugu kuulama, minema. Olge õnnistatud. Nii. Nüüd on meie järgi gümnaasium käes. Gümnaasium on tagasi hoidis, aga pingis kuidagi ütleb, et rahuliselt saavad esimesest. Nii on teie kord.
nüüd saame siis laulda kõik koos rõõmsalt ja laulame viimase laulu, Jõulukell. Jõuluhommik hakkab kohe-kohe lõppema. Enne kui teed asume, ma pean lõpupalve ja soovin teile ilusat talvist talvepõllumaa jätkumist siin ilusal jõuluajal. Taevane Isa, tänu sulle selle armsa paiga eest siin Noarootsis. Tänan selle hommiku eest, kõigi armsate inimeste eest, kellega me täna siin oleme võinud koos olla püha ojas. Õnnista seda jõuluaega meie kõigi jaoks, et see aeg võiks olla eriline, tähenduslik aeg, kus iga inimene võiks kogeda armastust ja hoolitsust, ei peaks kogeda üksindust, maha jäetud olemist, vaid seda, et issand, sina kannad, aitad ja hoiad. Õnnista seda kooli vaheaega, mis on ees, hoia lapsi kõige kurjadest ja hoia ka koduteel kõik kõike. Aamen. Olge õnnistatud ja rahulikke jõule.